Suurejoonelise aadressiga Kuninga 1 kootistiilis hoonet on esmakordselt ajaloodokumentides mainitud aastal 1339. Linna parimate restauraatorite ja koostöös muinsuskaitsega valmis 3 aasta restaureerimise tulemusena korter, mis on sõna otseses mõttes meistriteo vääriline. Korteri esimesel korrusel asuvad köök, vannituba ja magamistuba. Kogu restaureerimisprotsessi vältel on seintest osaliselt välja tulnud 11 erinevat ajastut. Ja mitte ainult seinad, vaid ka kõik trepid on restaureeritud. See imekaunis paekivi trepp, mis viib teisele korrusele, siin on 2 treppi, mis viib teisele korrusele, on võetud lahti kivi haaval, puhastatud ja identselt tagasi pandud. Ja köögi teeb minu jaoks eriti võluvaks teadmine, et selle kauni laudparketi mustri idee pärineb kuulsast Rootsi Delacardie lossist. Ja köögist pääseme vannituppa ja võin öelda täiesti ausalt, et nii ajalooõngulises vannitoas ei olegi ma varem olnud ning eriti armsaks teeb see väikene aken, mis tuli välja absoluutselt juhuslikult fassaadi renoveerimist alustades ja siit avastati selline trepp, mis vanasti viis siis siit nagu edasi järgmisesse mõju. Lisaks aknale ja sellele võrratule trepile on siin ka selline taastatud originaal puidust riiul, mis on seina sees ja see annab eriti ajaloolise sellise hõngu siia vannituppa. Et see vannituba on tõesti kõrge laega, jällegi taastatud talad ja siin on väga mõnusa suurusega dušš ja saun. Ja selle köögi interiööriga sulandub suurepärane trepp, mis viib meid teisele korrusele elutuppa, mille on disaininud sisearhitekt Ville Lausmäe ning see ei ole veel kõik. Sinna sisse on paigaldatud ka soojendus. Teisel korrusel paiknevad avarelutuba ja magamistuba. Ja teise korruse absoluutne pärl on selle ehe, ajaloohõnguline ja töökorras ratasvints. Nii et kogu selle korteri sisustus on tegelikult toodud siia tuppa selle vintsi kaasabil läbi akna. Nii nagu kõik muud elemendid siin korteris, nii väärivad eraldi tähelepanu ka aknad. 14. sajandist pärit aknaluugid on originaalsed. Kõik värvikihid läbi ajastute on välja puhastatud ja kinnitatud. Kogu korteri puit ja laetalastiku restaureerimine kestis 3 kuud ja restaureerimisel kasutati kustukummi ja vintstiabi. Romantilisse magamistuppa pääseme otse elutoast. Ja siia on loodud selline hubane baldahiinvoodi ja samuti on taastatud vana korstna jalg, nimelt on seda kaminat isoleeritud karjalakase tahuga. Ja vajadusel võib siia alla siis kujundada ja ehitada sellise imeilusa ajalootruu kamina. Inimestele, kes armastavad ajalugu ja vanalinna luksusliku elu võimalusi, on see suurepärane valik.